Meie lugu sellega algas tegelikult üsna hiljuti, et vist nüüd sügisel kutsuti vaatama, et selline töö siin ja oleks vaja restaureerida. Ja siis me hakkasime selle töö tausta üldse uurima ja selgus, et selle töö ümber on mingi müsteerium, õigupoolest keegi ei tea, millal see siia sai, see, et ta üldse siin selline töö on ja samas nii vägev kunstiteos, eks ju, et ei saa ju kuidagi kahe silma vahele jääda. Erinevad siin arhiiviuurijad on üritanud siis leida sellele autorit, mida ei ole, on autor. Ja siis Anu Sooäär, kes meil on siis siuke nukapärandi uurija, et Anu pani ta sotsiaalmeediasse, see vist võttis 2 tundi, kui ilmus välja autor. Osutus, et me enda maja sekas iga päev räägime juttu. Helduri noorpõlve töö. Minu arvamus oli see, et niisuguses kohas niisugune asi ei seisa mitte iial kaua, sest ta lihtsalt või pärast krohvitakse või kratsitakse maha või joonistatakse juurde asju või mis iganes, ma ei tea. Oota, kas sa siiamaani ei teadnud, et sa ei. Sa praegu näedki esimest korda. Mul on albumis foto ainult sellest. Ma mitte unes ka ei oleks osanud arvata, et 44 aastat, mis kõik selle ajaga võib juhtuda. Ma tean, et elu on kaduv. Inimesed on kaduvad ja arhitektuur ja kõik muu selline. Et niisuguses koolisüsteemis ta niivõrd hästi pinnaliselt on seisnud. Selles mõttes see on täiesti ülimeeldiv üllatus minule. Põhijooned ikkagi taastada või see kadu jätta sinna. Aga see ongi hea koht, et kuulame Helduri arvamust. Mitte täielikult taastada, sellepärast, et niisugune naturaalne mäsu, mis siia sisse jääb, võib isegi keskele jääda mõnda kohta. Ohoo, see on oluline lause. Mulle juba tookord meeldisid siis igasugused natukene geomeetrilised ja ruumilised ja optilised ja niisugused asjad. Ja siis ma pookisin sisse nende meele jaoks natukene figuuri ka. Et on tegemist noorte inimestega, kes siis raudteesüsteemis töötavad ja seda organiseerivad ja siis nii ta läks. See avastamine tavaliselt on see, et me kuskilt kihtide alt leiame, kraabime välja, et see on ju siin kogu aeg olemas ja siin puhul see avastus on see, et üldse see me teadvustame seda ja me oleme avastanud kunstnikku. Kõige suurem okas on mul selle vastu, et ma ise ei olnud hoolikas ja ei dokumenteerinud oma töid ära selliste võimalustega, mis tol ajal olid. Oleks võinud igast ühest vähemast iseenda jaoks mingisuguse jätta. Aga niisugused suured asjad, ma saan täiesti aru, et olukorrad muutuvad, ruumid muutuvad, omanikud muutuvad. Siin ei ole mitte midagi teha. Teinekord on ikkagi tunne, et see nii lähiajaloo pärand on mõnes mõttes palju haprav ja kaduvam kui siis see, ma ei tea, keskaegne kunstipärand näiteks. Et kuidagi seda siukest ajaloo keerdkäike, mis mõjutavad tegelikult asjade säilivust. Ja eelkõige see, kuidas me neid väärtustame. Et minu meelest see on ülioluline, just see väärtustamise moment.